Ülo on meiega. Ma natuke provotseeriksin enne, kui sa alustad. Ma tean, sa oled kõige paremas mõttes hea ütlega mees ja sind ei ole üldse innustada ega midagi, aga ma ise lugesin sinu nii-öelda ettekande, aga lähtekoha pealkiri, et koostöö kui kosmoseteadus oli niimoodi. Siis minul tekkis kohe teades, meil on mingil määral ühine taust, teatrikooli taust, et koostöö väga paljudel aladel. Koostöö võib öelda, see on nagu, sinna võib panna võrdlusmärgi demokraatia vahele näiteks. Koostöö tähendab demokraatiat ja vastupidi peale. Aga et sellistes süsteemides, mingis mõttes nagu väga suletud süsteemides, nagu näiteks seda on tihtipeale ka kool, aga ka teater, aga ka kino, et on tegemist ühe suure paradoksiga. Selles mõttes, et kuidas saab nii olla, et näiteks teatris, me mõlemad oleme tulnud, et lavastaja on ju see, kes vastutab, kelle subjektiivsest, ainuisikulisest nägemusest, lähenemisest, kes on A ja O ja omas süsteemis nagu Jumal, et tema ütleb, kuidas me asju teeme, sest kui meie kõik, kes me moodustame, ütleme ühe trupi, hakkaksime ütlema, et ei, me peaksime nii tegema, ei, me peaks, ja siis me hääletame ja nii-öelda enamus otsustab, siis me ei jõuaks mitte kunagi, mitte kuhugi. Tulemus oleks nagu täielik, mitte isegi null, vaid midagi kohutavat. Et tegemist on teatud mõttes diktatuuriga, aga samas, olles ise lavastaja, ma väidan samas, et olles ise diktaator, ma ei saa ilma koostööta, ilma näitaja, trupi ja iganes koos. Kui ma ei suuda neid selles mõttes innustada, siis ei tule mitte kunagi mitte midagi head välja sellest. Et see tegemist on ühe suure paradoksiga, et ma mõtlesingi nagu visata välja sulle konksu, et kuidas sina seda paradoksi seletada näed, vaadates nii-öelda koolisüsteemi poolt, kus õpetaja tegelikult, kes on mentor ja mingis mõttes nagu vormija positsioonis või siis ka suhetes lastevanematega, sest ma lõpetan kohe oma targutuse, sest erinevalt näiteks teatrist, kuhu inimesed on tööle tulnud vabatahtlikuna kooli, meie kõikide lapsed, nad mingil moel, kõik mis moel, kus peavad käima koolis, kas või kodukoolis või kus iganes, et me oleme sundseisus ja ka lapsevanemad on sundseisus selles mõttes, et ma võib-olla eraelus sinuga või sinuga üldse ei tahaks kohtuda ega suhelda, aga ma olen sunnitud selleks, et see koostöö tegemine seal on midagi hoopis teistmoodi, kuidas sellega hakkama saada. Kas sul on retsepte? Vaata palju küsimusi korra. Mul on tunnen, et pea nagu mesitarv. Sellised, kas mul jäi kõik meelde? No nii, millest ma hakkaks peale neist paljudest asjadest? Ma hakkan päris lihtsast asjast peale paar sõna iseendast. Kes ma siis veel olen? Tundus, et nüüd on hõigatud välja, ma ei tea, mis universaalne mees kohutavalt meeletute kogemustega. Oli juttu sellest, et ma olen töötanud tõesti saatkonnas, Ameerika saatkonnas, mitte Eesti omas ja olnud kultuuriatašee abi siis kultuuriharidusena. Aga enne seda teatris siis, Ugalas, Lukuteatris ja pärast seda psühhoteraapiaõpingud, organisatsiooni käitumisõpingud ja umbes 20 aastat siis koolitaja ja konsultantöö. Täna olen siis kogemustega koolitaja, kui küsitakse, mis koolitaja, ma arvan, suhtluskoolitaja, kõige universaalne mõiste, suhtlus. Olen attesteeritud ärikonsultant, olen attesteeritud erinevate metoodikate nii-öelda coach, tänasest päevast järjest rohkem coach, järjest vähem koolitaja. Et see olen mina siis täna. Ja see, mis intrigeerib pealkiri sai panna, et koostöö kui kosmoseteadus, et ma natukene alustan sellega, nagu mõnes mõttes mingil ajal lõpetan, et kui ma mõtlesin, mis asi kosmoseteadus minu kui profaani jaoks, ma ei tea kosmoseteadusest suurt midagi, ainult see, mis lehest loen. Ehk ma arvan, et enam-vähem keskeltläbi meie siin, kui ei ole füüsikaharidusega inimene, siis mis me teame? Me teame seda, et kosmost vaadatakse, teleskoobid, siis vaadeldakse ja siis mõõdetakse midagi. Ehk siis mõõdetakse näiteks mingisugused lained.
kõigepealt siis valguslained, no siis on näiteks gammakiirgus, võib-olla siis raadiolaine. Nii et siis ka nii vaadatakse kui ka kuulatakse. Raadioteleskoobid põhiliselt kuulavad, meie mõistes. Et see on siis kõige üldisem kosmoseteadus. Ja kui me räägime koostöös kui kosmoseteaduses, siis mis seal on? No siis arvutatakse, analüüsitakse, arvutatakse, eks ole, selle tulemuste üle. Et koostöös minu meelest on sama asi, et me vaatame, kes me ümber on, siis me kuulame, kes me ümber on, siis me töötleme neid andmeid, analüüsime ja arvutame nende samade inimestega, kes me ümber on. Et see on täiesti üks-ühene sarnasus. Kui me läheme detailidesse, hoidku jumal, kosmoseteaduse detailidest ei tea ma midagi. Kui me läheme suhtlemise ja koostöö detailidesse, siis hakkavad tulema välja eripära. Et küsimus, kas see on koostöö või ei ole, kas me teeme koostööd selle jaoks või tolle jaoks, kuidas me teeme ja nii edasi, nii edasi. Et siis läheb asi juba päris põrjaks. Ja ma loodan, et me täna saame ka minu teema raames, aga kogu päeva raames minna ka detailidesse, millest oli juba juttu. Et see kool siin, need konkreetsed inimesed siin, see konkreetne omavalitsus siin ja kuidas need suhted ja koostöö kulud. Nii, aga siis tulen Ain sinu küsimuste juurde ja esimene intrigeeriv mõte oli, kui sa ütlesid paralleelselt näited. Et me oleme mõlemad teatris olnud, me teame, mis on kool, me oleme kõik koolis käinud, nad on suhteliselt suletud süsteemid. Ja vaat see süsteemi mõiste on tähtis. Nüüd, kui ma vaatan süsteemi võrdlen organisatsiooni, kui ma halvalt töötan organisatsiooni, siis need on ka süsteemid. Ja nüüd, kui me räägime koostööst, siis seal on kaks olulist mõistet, mida tasuks eristada. Üks on koostöö laias mõttes, et midagi üldse vahetatakse, mingit informatsiooni, püütakse midagi sünkroniseerida, midagi ühiselt teha. Teine asi on meeskonnatöö. Minu firma nimi on meeskonnakoolitus ja arendus. Ja meeskonnakoolitus on minu jaoks ka lai mõiste. See tähendab, et on üks grupp inimesi, keda tinglikult nimetavad meeskonnaks ja nad koolitavad ehk et õpivad midagi. See võib olla turundus, see võib olla taimekasvatus. Aga nad koos teevad seda, jah, koos. Nüüd meeskonnatöö on spetsiifiline mõiste. Meeskonnatöö tähendab seda, et üks suhteliselt väike grupp inimesi on lihtinud oma koostööoskusi, koostöötaset nii kõrgele, et see eristub väga selgelt individuaalsest või juhuslikust laiemast koostööst. Mida me nimetame mingis koostöövõrgustus. Organisatsioonis on ka koostöövõrgustus. Osakonnad erinevad. Aga meeskond on suhteliselt väike mõiste. Ja nüüd ma toon välja selle põhilise, miks ta on erinev. Ja see eripäras tähendab, see on tunnuste kompleks. Et iga üksik asi eraldi võetuna ei tarvitse seda iseloomustada. Ta on nagu laiemalt kasutusel. Aga kompleksina on ta väga tähenduslik. Ja esimene peamine, millest asjad hakkavad, see koostöö asjad hakkavad, on see, et ühine eesmärk peab. Ja see ühine eesmärk on detailselt kokku lepitud ja omaks võetud. See on oluline. Miks pärast suvaline inimeste kooslus võib olla küll, et okei, et meil on ühine eesmärk, aga see on udune ja inimesed üldiselt nagu noogutavad, aga sisemiselt ei tarvitse nõustada. Nüüd meeskonda iseloomustab selline kooslus inimesi, kes on aktsepteerinud sisemiselt selle eesmärgi oma detailides ja võtnud selle enda omaks. Ja see on väga fundamentaalne erinevus teistsugune töötase. Teine on see, et miks meeskonnad on väikesed, on see arutatakse kõik ühisesse eesmärgi püstitusse puutuvad teemad läbi ja jõutakse konsensusotsusele. Jälle, sa tõid näite teadust, eks ole, ja demokraatias see ei ole demokraatia, see on midagi rohkem minu jaoks. See on see, kus on konsensusotsus, mitte enamusotsus. Ja miks on tähtis? On tähtis just selle sama asja pärast,
et niipea kui keegi jääb kuhugi niimoodi kõhklevale seisukohale, eks ole, et noh, et ma võin ju nõus olla ka. Ma võin ju, ei ole piisav tõhusaks, väga tõhusaks töös. See tähendab, et ma olen 100% sellega nõus, mis me teeme ja 100% panustab. Ja selle pärast peab olema otsus konsensus. Ma pean igas detailis olema. Need on need vundamendi kivid, mis eristavad meeskonda suvalisest töökohast. Ja siis on veel seal üks asi, et tänu sellele, et see eesmärk on nii selgelt ühine ja 100% konsensuslikud otsused tööprotsessis, tekib seal üks eriline inimeste suhe, mida võiks öelda, et see on selline altruistlik suhe. Ehk et inimesed, kes alguses tulevad kuhugi midagi tegema väga egoistlike kaalutlustel, mul on seda vaja. No, minu väärtused näiteks nõuavad, et ma teeks midagi sellist või minu huvid elus edasi jõuda tingivad seda, et ma lähen sinna ja teen seda. Siis ühel hetkel sellises grupis, kus on tekkinud meeskonna vaim ja tekkinud meeskonna töö, tekib selline paradoksaalne uus sõltuvusaste. Kui alguses, hüppan natuke tagasi, sa rääkisid sellest juhtimisest, eks ole. Et alguses see diktaat on tähtis, see on siis esimene etapp üldse, kui inimesed kokku tuleb, nad on sõltuvuses sellest, kes kokku kutsub. Ja see on juht. See on juht, kes ütleb, tule kokku, teeme uutmoodi kooli. Mul on nägemus, visioon. Keda see kõnetab, see võtab jalad kõhvalt välja, tuleb kohale. Moodustub grupp. Varem või hiljem tuleb sinna konflikt, sest see selgub, et igalühel on natuke erinev ettekujutus, mis see uus kool peaks olema. Kuidas ta välja näeb ja mis peaks tegema. See on möödapääsenud. See on täiesti loomulik. Ja kui seda ei teki, siis ei teki ka edasi. Nii et konflikt on arengu võimutus alati. See on ainuke viis, kuidas me tegelikult õpime ja edasi areneme. Et läbida konflikt. See läbimine on siis läheb tööfaasiks, kui see vaidlused on vaieldud ja inimesed on oma seisukohtade välja tulnud ja on jõutud mingil moel, ütleme siis, siin võib öelda, et siin võib olla demokraatlik otsus, aga enamus, kes on sellega nõus, et me jätkame nii, eesmärk on selline, tööjaotus on selline, me jätkame selle tööga jätkama, ei lahku. Kes ei ole nõus, lahku. Ja nüüd see koostöö on siis see 4. faas, kus on võimalik minna edasi. Ja nüüd see kirjeldus oli juba mul 2 olulist tunnust, ühine eesmärk ja konsensuse otsustamine. Nüüd siin selles faasis tekib siis see altruistlik tunnetus, et ma saan aru, et lõpptulemus ei sõltu ainult minust. Ja see ei ole mitte teadmine. Niisugune elementaarne teadmine võib meil igal ühel olla. No, see on niisugune loogika, lapselik loogika, see on isegi mis öelda. Aga see on tunnetus. Ja see tunnetus tingib seda, et kui keegi kõrval jääb jänni, ma lähen tal appi. Ilma, et keegi küsiks või keegi ütleks, et mingi juht ütleb, kuule, mine tal appi, ta ei saa. See on spontaanne tarvidus aidata oma tiimikaaslasi selleks, et eesmärk sellest täita. Nii et abistamine, üksteise toetamine on 3. fundamendi kivi, mis siis määratab ära siis koostööfaasis olevat gruppi, mida mina nimetan meeskond. Need meeskond on laias laastus üks selline turunduslik mõiste, mida kõik armastavad kasutada, tuleb jälle mingi organisatsiooni juht ja ütleb, et davai, teeme meeskonkoolitust ja siis räägib inimestele ja seal on, ma ei tea, 50 inimest näiteks tal. Me oleme kõik nagu üks meeskond ja ma ei hakka talle sel hetkel muidugi ütlema, et siin on vähemasti 4-5 meeskond tõenäoliselt. Et see ei saa olla üks meeskond liiga suur. Miks? Sellepärast, et konsensuse otsus 50 ei tee. Ja kui lavastustrupp on suur, siis ei ole see võimalik. Teine asi on see, et meil on kogu aja surve, mis tingib seda, et ühel hetkel me võime kannatus või kellegi katkeda öelda, et kaua me siin nüüd jahume, me nüüd teeme niimoodi ja keegi kehtestab ennast. Ja see on siis sel hetkel selle grupi liider. Nii et need on need elavad protsessid, mis grupis toimub. Nüüd
ma mõnes mõttes intrigeerin sind ja vaidlen sulle vastu, ma arvan, et teatrit on võimalik teha teistmoodi lahendada. Ja ma olen seda kogenud ja seda tehakse, sest me teame grupitöö teatris, kus ei ole otseselt ühte lavastajat, ühte diktaatorit nii-öelda, aga tingimus on jälle, et see on suhteliselt väike. Niipea kui ta, ja see suhteliselt väike jääb 10 piiresse reegel. See on üks lihtne reegel, et kui me vaatame, kuidas see konsensusotsus tekib ühes grupis, noh näiteks niimoodi, paneme neid 3 inimest, natuke rohkem kui 2, mis ole. Et nad peavad kõik omavahel ju suhtlema, eks ole. Et see otsus sünniks. Nüüd paneme 4 inimest. Mis juhtub? 4 inimest, aga 1, 2, 3, 4, 5, 6 interaktsiooni. Me nimetame interaktsiooniks, ehk et inimesed peavad kõik omavahel saama läbi rääkida, näost näha. Tõstame arvu 5. Interaktsioonide arv kasvab veel, aga ta ei kasva ruutprogressioonis, vaid ta kasvab oma kindlas rütmis. Kui ma ei eksi, siis see vale võrdub on selline, n korda n-1. Et see tähendab, et kui meil on siin juba näiteks 6-7 inimest, siis see interaktsioon on nii palju, et nad pärsivad lihtsalt ajaliselt, eks ole, seda otsustusprotsessi dünaamika. Nii et ühel hetkel tuleb piir ette puhtalt matemaatiliselt, sellepärast, et ei jõua kõigiga läbi rääkida, mis on vahel konsensusotsus. Ja sellepärast siis ütleme siis see hea, väga tõhus meeskond, koostöögrupp on 10 piiris. Noh, paljud ütlevad oma kogemused, 5, 6, 7 inimest, mitte rohkem, 8, noh. Ja me peame kõik üksteist väga hästi tundma. Sellepärast, et see baasiline usaldus on isiklik suhe kõikide inimeste vahel. Et on üks organisatsiooniteoorias isegi üks selline käsitlus. Ja mida vanemaks ma saan seda rohkem, ma näen, seal on väga suur tõsi taga. Kui ma alguses arvasin, et on organisatsioon, eks ole, on olemas juba, juht on olemas, struktuurid on olemas, keegi tuleb, keegi võetakse tööle, võtame oma punti, võtame koolisi kellegi vastu, no siis ta peab kohanduma meie juba olemasolevate reeglitega tingimustega. Ja siis valitakse, et okei, meil on sellist funktsiooni, ma näita, tule sina, täida see funktsioon ära ja siis on kõik hästi. Nüüd, koostöö seisukohalt on protsess just nagu vastupidi. Ja see käsitlusteoorias on umbes selline, et kõigepealt vali õiged inimesed bussi. Ja õiged inimesed tähendab, kes sulle meeldib, kellega sulle meeldib baasiliselt, see on mingisugused tunnetuslikud ja väärtuslikud ühisosa olemas. Ja alles siis need inimesed ise otsustavad, kuhu sõidetakse, ehk püstitada eesmärgi. Et see on nagu teistmoodi vaade, mida igapäevaelus on juba raske rakendada, sellepärast, et struktuurid on olemas, teater on olemas, trupp on olemas, vaja leida tööd nendega, eks ole. Kool on olemas, kõik peavad käima koolis, mul on õpetajad olemas. Ma pean hakkama saama nendega, mis on organisatsioonis sama lugu. Mul on olemas olevad inimesed, ma pean nendega hakkama saama. Noh, kui ei saa, kas lähen mina juhina ära või tema või vahetuvad inimesed ükskõik kes vahel. Nii et sellised piirajad on meil alati peal. Aga see on selline üldine baasmudel, on uuritud grupi arenguid üsna palju. Selle mehe nimi, kes niimoodi räägib, on Kurt Lewin. Vanasti, ta on juudi päritolus kirjutatud 20 V-ga seda nime. Et ega need hilisemad uuringud ei ole kuigi palju erinevad. Väga populaarne on Tuckeri sõnastus inglise keeles. Ta jääb hästi meelde. Forming, storming, norming, performing. Eks ole, et need faasid tuleb ikkagi läbi. Et jõuda tõhusa töö või isegi koostööfaasini välja. Nii et see on ikka see baasiline käsitlus. Nüüd, kui ma tulen selle kohustuse vaba tahte juurde, siis ideaalis võiks öelda, kui mingisugused väliseid eeltingijaid ei ole, siis see oleks super. Kui spontaanselt sünnib mingisugune idee kuskil kellelgi, ta räägib seda kellelegi,
selle inimese mingi maailmavaatega, tunnetusega asi haakub, siis moodustub mingisugune seltskond ja siis nad ühiselt hakkavadki seal selle suppi keetma, podisema. Ja asi hakkab valmima. Et mõnikord seda õnnestub elus ka kogeda. Ma olin eelmisel aastal käisin Aafrikas. Elu unistus oli minna safari. Ja see sündis niimoodi, et aasta enne seda tänaval nägin vana sõpra, siin samas Tartu linnas ja ta ütles, et kuule, et mul vennal ja tema kolleegil on mõte minna Aafrikasse. Ja et mina mõtlesin, ma tahaks ka minna. Et kas mahub? Noh, et nad on alles kahekesi arutama seda asja. Ma tahaks ka minna, aga mul ei ole raha, ütleb tema. No ja siis ma võtsin nendega ühendust. Siis selgus, et lõpuks vaatasin, et mul vist peab välja asi. Siis selgus, et sõbra ka lõpuks leidis, et raha on. Ja siis, et kui meid on juba rohkem, siis on vaja teist autot, siis tuli otsida veel mõned inimesed juurde, et me läheme 2 džiibiga. Et huvitavam ja turvalisem. Lõpuks oli 8 inimest meil pundis, üks langes ära tööalasel põhjusel. 7 kesi läksime. Ega meil muud ei olnud, see oli aasta otsa umbes, kavandasime seda, aga ega me siis ei püstitanud niimoodi eesmärki, keegi öelnud, et me peame tingimata minema sinna ja tegema seda. Vaid, et me võime minna sinna, me võime minna tänna ja niimoodi me loksutasime seda mõtet edasi-tagasi, kuni lõpuks piirdusime ühe riigiga, Botswanaga ja siis ühe piirkonnaga. Ja kui me sinna kohale läksime, ega meil ei olnud kokku lepitud, et sina oled nüüd autojuht ja sina oled, ma ei tea, mis sidemees ja sina oled see kokk ja nii edasi. See kõik toimus seal iseenesest, absoluutselt. Kes mida tundis, et tahab teha, hakkab tegema. Ja see oli super hästi kõik toimus. Terve see mitu nädalat, mis me olime nii-öelda metsikus loomuses. Et need on sellised haruldased võimalused elus, kus inimesed spontaanselt oma eelistuste põhjal tahtes olla koos, suudavad välja mõelda, mida me siis ka koos teeme. Nii et ma tõesti vaja mõnes mõttes see näide, mis oli räägib täpselt risti vastu sellele sõltuvuskonflikt töö koostöö mudelile, mis on välja teised. Et kuidas see nagu kokku läheb, et see näide, mida sa rääkisid, et kuidagi see 7-8 inimest jõudis selle koostööfaasi nii-öelda spontaanselt, et teil oli juba see vabatahtlik ja teiste eest ära tegemine ilma, et oleksite kokku leppinud oma eesmärke detailideni, ilma, et oleksite, töö hakkas pihta nii-öelda Aafrikas, et ilma selle töö kogemuseta teil juba oli see nii-öelda koostöö vaim nagu olemas. On ja ei ole ka, et kui me vaatame niisugusi töiseid kooslusi organisatsioonis, siis see, mis näitama võin Aafrikas, ei ole päris võrreldav. Miks? Sellepärast, et meil ei olnud selgelt mõõdetav ja ajastatud eesmärk. Meie eesmärk oli lihtsalt minna safari. Seal olid mõned linnuteadlased, kes tahtsid hästi palju linde. See oli nende erarõbu ja see ei häirinud meid. Kokkuvõttes võib öelda, et näiteks minu huvi oli leida seltskond, kellega koos saaks üldse safarile minna ja seal kaifida. Aga seda, et kuhu täpselt minna, kui kaua me täpselt oleme, see ajapiir tuli lihtsalt logistiliselt, aga et mis see mõõdik on siis, kas mulle meeldib või meeldib rahulolu nivoo, et ega me seda ei mõõda. See oli spontaanne. Ja et selles suhtes ta ei ole päris organisatsiooniga võrrelda, aga kui me läheme kooli juurde, teatrite ka, see on vaja, etendus peab tulema välja selleks ajaks. Repertuaar peab olema, eks ole. Teil oli kõik ühine tahtmine ja soov, teil ei olnud kohustus. Ei olnud kohustus, täiesti vabatahtlik. Meil kõigil siin on kohustus, selles mõttes ükskõik, kas on vabatahtlikult võetud, aga kui ta juba on, ta on juba kohustus käia koolis tööl, teha neid asju, olla lapsevanema rollis, olla vastutaja rollis, õpilase rollis, iganes. Mingi pooled see vastutus hakkab tulema igasse gruppi näiteks, et kui sa oled öelnud juba ja ehk A, siis mingil ajal sul toodetakse, ütleb ka B. Ja kui vaatame A, B, C, D, eks ole, siis me peaksime kõik need asjad läbi rääkima. Kui mul on mingi eriarvamus, ja nüüd on siis see konflikti küsimus igas grupis, et selgelt oli meil ka seal eriarvamusi. Aga kuidas me lahendame neid eriarvamusi, kuidas sealt konfliktist edasi minna? Tulen tagasi kosmoseteadusele.
ega mina ei ole avastanud küll mingit muud nõksu, kui et tuleb hästi hoolega vaadata ja kuulata. Ja nüüd tuleb üks kvaliteedi mõiste küll sisse, mis on võib-olla üks kõige raskem asi üldse, mis on täiesti baasiline sellest, et kui me valime inimesi või kohta, või põhimõtteliselt valime kohta, kuhu minna, ehk seda bussi, kuhu minna, seda kooli, kuhu minna, siis need inimesed peaksid olema mulle vastuvõetavad. Hästi neutraalselt öeldes. Ma peaksin neid aktsepteerima nii, nagu nad on. Ja võt see on nüüd see vundament. Üks vundament, millega on tohutult raske toime tulla. Ehk et kui konflikti ei tähenda mitte midagi muud kui erimeelsused ja erimeelsus on emotsionaalselt laevad. Nüüd, kui võimalus konfliktist läbi minna annab see, kui ma aktsepteerin erinevat seisukohta. Muud moodi ei ole võimalik minna. Tähendab, grupid on küll võimalik. Mina juhina diktaator ütlen, et sinu arvamus on vale, out, käi minema. Sa ei kuulu meie kooli või meie organisatsioon, meie gruppi. Tahad korrat siin ise hakata lavastama. Tõmba uttu, tee oma grupp. Eks ole. Praegu ole mina siin võim. Aga niipea, kui me suudame iseennast ületada sisemiselt, ehk et siis aktsepteerida seda erisust, tekib täiesti teistsugune inimeste suhe. Ja võt see on, millele tuginedes on võimalik absoluutselt iga konflikt läbi. Ma ei näe mingit rakust. Baaseeldus on see, et ma aktsepteerin eriarvamust. Aga et inimesena me saame aru, et meil on oma väga selged arusaamad, väärtused, põhimõtted, et me oleme juba mingisugustes asjades emotsionaalselt sees ja kui siis keegi vajutab mingisugusele teravale valusale nuppule, siis me bumst hüppame nagu kummi välja, kohe reageerime ja pärast võtab, oleks võin natukene mõelda enne. See aktsepteerimine läheb väga peenele tasandile, et ma võin öelda, et jaa, ma aktsepteerin, aga kuskil sees ma tunnen, et minu arvamus justkui on ikka õigem arvamus kui kellegi teise arvamus. Ja tegelikult see on ikkagi konflikt siis minu sees. Nii et nüüd läheme peenele tasandile, nüüd enam selle üldistavast asjast ei ole kasu, et peame vaatama, et kuidas see konflikt tekib, mis mehhanism on. Ja ma olen ühe raamatu kirjutanud konflikti teemal, inimene konfliktide keskel ja see pealkiri on tuletatud siis arusaamast, et me elame, täitsa loomulik on elada konfliktide keskel. Ehk et erisused sõidavad kogu aeg sisse. Erinev vaade minu vaatest, erinev arvamus minu arvamus. Nüüd see nõks, mis meid sunnib niimoodi käituma, nagu sa ütled, mina nimetasin, et see on ego-positiivne kalle, see tähendab, et meie enda psühholoogiliseks ellu jäämiseks on tähtis, et me väärtustaksime ennast. Ja me väärtustamise ennast niimoodi, et kui läheb nii-öelda erisusteks, siis ma eelistan iseennast teisele. Põhimõtteliselt eelistan iseennast teisele. Ja see tähendab, et minu arvamus on õige. Et see on nagu sisse kodeeritud käitumismehhanism meis. Ja nüüd see tohutu võimalus, mis meis peitub, on, kuidas ma iseenda sees selle oma selle tendentsi, selle sisemise konfliktiga hakkama saada. Sest konflikt kahe inimese vahel tekib siis, kui see konflikt on alguses kellegi sees. Ja sees on ta sellepärast, et ma ei näe iseenda sees lahendus. Ja arvan, et see lahendus on kuskil väljaspool ja keegi peaks mind aitama või keegi teine peaks teistmoodi käituma. Nii et kui mul on probleem on tähendab siis teatud rahulolematus antud olukorraga ja ma ei suuda seda enda sees vahendada, siis on väga suur tõenäosus, et see läheb konfliktiks. Välja arvatud juhul, kui ma lähen teise juurde ja ütlen, palun aita. Vaata, ma olen hädas. Kus tihti me seda teeme? Mida läbi? Meil on juba välja kujunenud seisukoht, et see lahendus peab olema selline ja see tähendab, et keegi teine peab teistmoodi käituma. Mitte mina. Selles lõksus me kogu aeg niimoodi sageli oleme. Nüüd tulen selle koostööfaasi juurde, mäletate, see oluline tunnus tiimil oli see valmisolek toetada ja aidata teist inimesi. Pöörame nüüd sellest peegelpilti, mis me saame selle,
minus on valmisolek ja julgus abi küsida. Kui see on olemas, on võimalik igasugune vastuolu ja probleemi konflikte. Kui seda valmisolekut ei ole, on tõenäoliselt tegemist võitlusega, alguses sisemisega ja pärast siis kahe või mitme inimese vahelise võitlusega. Ma tahan kehtestada siis oma lahendus. Ja see ongi see konflikti süvaolemus. Ja sellega me peame siis tegema. Nii, oletame, et meil on grupis inimene, kes ei tegele eneseanalüüsiga. Nii, ja tal on oma eriarvamus ja ta nagu võitleb tõsiselt selle vastu. Ja no sa püüad, üritad, läbi rääkida, ikka on terve teine grupp on nagu paha ja tema on ainult see õige. Kuidas seda siis lahendada? Üldistavat vastust on raske anda. Ma vastan üldistavalt, sellepärast, et küsimus on üldistav. Kui te tahate konkreetselt, et ma oleksin konsultantis, siis ma tahan teada, kes need inimesed on, mis on need ajendid, mis on kontekst, millest on tekkinud see eriarvamus ja nii edasi. Siis me peaksime veetma siin üks pool tundi. Aga, ja, ja tõsi on, et viimasel ajal mõned inimesed kardavad sõna konflikt. Ütlevad, ei, ärme räägime konfliktist, aga meil on inimesed pingeline olukord. Või et paari viimasel aastal on meil kutsutud konflikte lahendama ehk lepitama osapooli ja need on 3 kooli. Just nimelt koolides on see kohutav pingeline olukord. Aga tulles selle küsimuse juurde nüüd, üks lihtne asi, mida saab alati teha, kui me vaatame, kust eks ole. Nüüd, see, mis ma rääkisin, oli niimoodi, et kõigepealt inimesed peaksid sobima. Siis nad sõnastavad eesmärk. Siis sõnastavad eesmärk. Siis on tegevuskava. Noh, ütleme siis plaan, kõige lihtsam. Lühendab kirjutada. Plaan, tegevuskava. Nii. Ja siis minu osa. Nii. Kui nüüd tekib vaidlused, siis minu arusaamist mööda vaidlused sageli tekivad siin. Ja natuke siin. Eks? See on seotud siis sellega, et mida me peaksime tegema, kes mida teeb. On nii? Kas selle näite puhul ka? Jaa, aga ma ütlen, et see, kes võtame nüüd kõige kehvema variandi, ta on seal osa, aga ta ei võta nagu selles mõttes rolli. Ta on see, kes ütleb, et teed kõik valesti. Seda peaks tegema, aga ma osa ei võta, ma ei tee see kaasa. Aga ta on see liige. Aga nüüd see üldistav vastus oleks mul niimoodi, et me peame tasandite võrra järjest hakkama tagasi minema või siin on ta üles, tagasi minema. Ehk et kui minu osa on segane, siis me peaksime, kui mina tahan aidata seda konflikti lahendada, siis vaatame aga läbi tegevusplaani juurde, vaatame, mis üldse me leppisime kokku, mida oli vaja teha. Okei, nüüd selgub, et siin oli ka arusaamatus, lähme edasi, aga mis me eesmärk üldse on, miks me üldse koos oleme? Kui siin on arusaamatus, seda isikud, kuidagi tüübid, karakterid, maailmavaated ei lähe kokku, siis me läheme selle tasandil tagasi. Ehk et see, kes tahab nüüd konflikti hakata lahendama, olles ise kuskil osaline mingis grupis või süsteemis. Üks skeem on see, mine kogu kasme korra tagasi. Kas siis jõutakse selleni, mis inimene siis teeb? Jah, see on see. Nii jõutakse selle peale, aga ma tean, mis inimene. Vaadake, konks on selles, et tulen selle juurde tagasi Ain ütles, et näiteks teatris on selles suhtes lihtsam, et ta on suuresti vabatahtlik. Ma ei ütle, et absoluutselt, aga suuresti vabatahtlik. Ja see määrab nüüd ära, kas inimene tahab, see inimene tahab selles koosluses, selles bussis olla või teha. Ja kui ta ei taha, mis autoriteet on teil või võim teda kinni? Null. Mingi palju Andi lahendus. Kas võiks natukene sellest kohast rääkida sellise abi küsimus ja selline huvitav koht inimesest, kus ta nagu, et ta nagu ütleme, et on konfliktis või on selge, et on erinevad eesmärk, isegi tundub mulle, et on sageli justkui nagu üldistavalt sama. Aga teiste inimestega me ei saa hakkama. Läbirääkimus öeldakse huvид on erinevad.
aga see abi küsimise koht oli õudselt huvitav. Et see on midagi, mis võib inimesest muutuda. Kuidas sellega? Sellega niimoodi, et minu meelest abi ei ole võimalik küsides ilma selleta, kui inimene mitte isegi verbaalselt, aga põhimõtteliselt ei tunneta oma osa protsessis. Ehk et see on nüüd siis enesereflektsiooni võime mingil moel. Kui ma ei tunneta oma osa selles tervikus, siis ma abi ei küsi. Siis ma panen lihtsalt nii hambad ristis, kuidas sa heaks arvan, ja kui teised ütlevad, et peaks teisiti tegema, siis ärge segage. Kui tehke ise teistmoodi. Et mul on vaja abi küsida siis, kui ma tunnetan, et minus tekkinud küsimused, minus rahulolevasse probleem tegelikult puudutab kõiki. Ehk seda, ma pean tunnetama seda seotust teistega. Kui seda ei ole, seda seotust, siis ma ei küsi ka. Et sul on. Aga see seotuse talumist on ikkagi inimliku suhtelise viime. See on inimese tunnetus. Ja see tunnetust võimendab see, kuidas me oma vahel suhtleme. Ja sellepärast tulen siia skeemi tagasi, mis see inimene tähendab, selle võtmesõna on usaldus, üksteise tundmine usaldus. Ja usaldus tähendab väga suuresti seda, et me lähtume sarnastest väärtustest baasiliselt. Ja selle tõttu usaldame teineteist. Ja et kuidagi see, ütleme siis see lastetuba või see kultuur, käitumiskultuur ja suhtluskultuur on vastuväärne. Kui see ei ole, no siis ei ole midagi teha. Siis on kaks võimalust, kas see, kes tahab juhtida seda gruppi edasi, võtab endale selle meeletu missiooni, hakata seda kultuuri muutma, organisatsiooni kultuuri on võimalik muuta, aga see on pikk protsess. Või teeb saalomaniku otsus, ütleb, et okei, jätkame kõik väiksema tiimiga, vaata välja. Aga kui juht ei taha teha või tal on ebamugav teha neid otsuseid ja minna konflikti? Jah, siis ütleb gruppe nii, et enamus gruppe pendeldabki nende kahe vahel. Nende kahe sõltuvus ja konfliktifaasi vahel. Ei jõua isegi tööfaasi. See tähendab, et kogu aeg on niimoodi pidev mäng. Aga kui see rahulolematu ei ole üldse nagu meeskonna liige, ta on küll nagu kuidagi seotud osapool, aga ta ei ole selle meeskonna sees, ta ütleb tehtaga. See on probleemi tekitada. Tehtaga teistmine. Kooli kontekst on hästi lihtne, et sul on lapsevanemene, kes ta on selle kooli mingil põhjusel valinud, aga kas on kõige lähem kool või mis iganes, ja laps peab siin käima ja ta ei tunne nagu sõltuvust, ta on sõltuvust selle kooliga nagu kohustuslikult, ta ei tunne selle kooli teiste lapsevanematega mingisugust seost, aga ta leiab, et kõik on hästi valesti ja ta on suuteline probleeme tekitama, et ta kogu aeg käib ja seletab, kuidas kõike peaks teistmoodi tegema ja ta põhimõtteliselt puudub usaldus kooli nagu õpetajate vastu, kooli näiteks direktori ja teiste lastevanemate vastu, et see läksid selle inimese tasemele, et tal puudub nagu see usaldus on ja ta põhimõtteliselt ütleb, et talle need inimesed ei meeldi, ta ei usalda neid, et teised inimesed peaksid kõike teistmoodi tegema. No ja siis mingid sellised universaalsed retsepti ei ole, et universaalsed retseptid ju enamasti nagu vähendavad natuke sümptomeid. Aga spetsiifiliselt tuleb minna siis juba konkreetse näite juurde. No üldiselt on niimoodi, et tõmba see inimene nii palju kui võimalik näost näkku vahetusse suhtlusengi. See on üks asi, üks tehniline asi, mida saab teha. Niimoodi, et ta saab järjest rohkem omaga rahulolematult välja elada. Sest konflikt ei ole mitte midagi muud kui appikarje. Ma ei saa hakkama ise. Ja sellepärast rööpel nii. Et vaata, et saad seda inimest, teised saavad seda inimest rohkem tundma, tema saab meid tundma, me saame mingisuguse ühisosa leida, sest enamasti inimestel on see baasilised ühisosa, kui baasilised vajadused põhjendada. Aga kui ta just nimelt väldib otsest dialoogi ja ta valib nagu kaugema ringi, kes seda asja muuta ei saa ja paneb oma jõu sinna. Ehk ta ei tule otse algallika juurde ja ei teki dialoogi nagu algpõhjust. Aga siis raske on seal jagada ja valitseda, et võib öelda ka niimoodi, jätta, see on tema vaba valik, las ta toimetab siis, me jääme oma asja edasi. Las ta siis kulutab oma elu energiat. Nii kaua, kui ei tule keegi, kes on kutsutud ja seatud, nagu näiteks mõni ametnik,
haridusametnik ja ütleb, et mis asja te teete siin koolis? Mis korraga sa pead siin käima? Siis tuleb reageerida seda, sest tema mõjuväli on suurem. Ja siis tuleb tema tõmmata oma mõjuväli. Aga kui ma lähen nagu veel alguses... Mäng käib kogu aeg nende mõjuväljade piiridega, eks ole? Mitte nüüd konkreetselt seda case, aga mul tekkis küsimus selle alguse poole, et kogunevad baasiliselt sellised inimesed, kes sobituvad nagu omavahel. Aga kas seal ei ole nagu oma ohukoht ka, et mingil hetkel see muutub sektiks selles mõttes, et see ei ole eriti nagu toetuspind on vähe, on kitsas huvi, me ajame ainult väga kitsast asja ja väga ühtemoodi saame asjadest aru. Ja võib-olla ta ei ole nagu kooli mõistes näiteks jätkusuutlik. See on üks väga oluline point, aga ma lõpetan ära, sest mu aeg läbi. Seda ka. Ma kohe ütlen, sellisel juhul, mikspärast grupid, mikspärast elu on ju pulseeriv, eks ole. Ühel hetkel näiteks organisatsiooni vaatenurgast või me vaatame väga tänapäeval organisatsiooniga peaaegu projektipõhiselt, üks eesmärk saab tegeleda. Et see tähendab, et siis on üks teooria, seesama Tucker näiteks, ütleb, et siin on 5 faas mõtteliselt olemas, see on mida edasi. Ehk et kui eesmärk just nimelt, et põhimõtteliselt ta nimetab seda inglise keeles teistmoodi, aga ma ei hakka seda siia sisse tooma, see tähendab seda, et põhiliselt ta mõtleb seda, et kui grupp täidab oma eesmärk, meeskond täidab oma eesmärk, see võimalik, et ta laiali. Ja see on omaette faas, see, kuidas me jätame hüvasti, teeme läbi leinaprotsessi, sest meil oli nüüd kuradi hea osa. Aga iga nali lõpeb kord, ega nagu ta nahku. Saad läbi. Tulebki midagi muud asema. Ka Rosva puhul võib ühel hetkel jõuda sellele, et sellises vormis, sellises eesmärgi püstituses on asi tehtud. Mis nüüd edasi? Võt see on üks siit läheb jälle nulli algusse peale. Mis me siis eesmärgiks on? Aitäh, Vilo. Tahtsin täiesti oma märkatsust siin püstitati põhimõtteliselt meie jaoks nagu abstraktne probleem, aga põhimõtteliselt, kas mulle võib sõnastada sellisel puhul see, et tegemist on alati, igas kollektiivis on vähemalt üks russitaja. Üks russitaja leidub alati ja see on teatud mõttes vajalik, aga sellisel puhul mina omast kogemusest või nii-öelda lavastusgrupi, filmigrupi või mis iganes tuleb seda ussitajat selles täiesti ratsionaalselt analüüsida, et teha kindlaks, mis on tema eesmärk. Ega tihti peal ussitajatel on eesmärk tõesti, nad siiralt tahavad midagi paremaks teha. Selle sama eesmärgi nimel, mis kõigil on, lihtsalt on vale taktika, vale strateegia. Või on teine variant, tal on mingi kuradima isiklikud erahuvid või probleemid, mida ta elab välja. On vaja kindlaks teha diagnoos. Tähendab, mis ta häda on? Ja siis väga isiklikult rääkida. Ja kui see ei aita, siis ta veerata. Kõik. Ehk et siis kosmoseteaduse seisukohal tuleb jälle vaadata ja kuulata. Jaa, vaadata, püüda aru saada. Püüda kindlaks teha, kes väga isiklikult rääkida, mitte kunagi selles mõttes karistada või alandada. See ei aita mitte kunagi. Aitäh sulle, Ivo!